Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd hakkame lugemispäevikusse raamatut sisestama. Mul on siis siin kõik vajalik juba loodud ja ma otsin üles siis, kus mul see esimene raamat on ja panen siia nüüd selle raamatu pealkirja. Nii, mina lugesin läbi raamatu Minu pere ja muud loomad. Nii, kirjutasin pealkirja ära, vajutan Enter. Nüüd ta pakub mulle siin 2. Ma seda ei taha. Vajutan veel ühe korra Enter ja see 2 kadus ära. Kontrollin kõigepealt nüüd ülevalt, et kas mul on siin need asjad paigas. Minul pidi olema Times New Roman ja 12 see suurus. Vaatame üle korra, kas reavahe oli. Reavahe peab olema 1,5 ja lõiguvahe 6, kohandatud vahed ja valime siit siis, et pärast peab olema 6. Rakenda. Nii, ja nüüd siis hakkame sisestama vajalikku infot. Kõigepealt autor, siis kunstnik ja siis põhilised tegelased. Ja kuna me teeme seda asja ju internetis, siis me võiksime lisada ka pildi selle raamatu kaanest. Et ma avan siis lisatääbi, otsin üles Minu pere ja muud loomad ja vaatan, kas ma leian täpselt selle raamatu kaane, võtame siit images, pildid ja näete, ongi olemas. Nii, ja nüüd siis, et saada see raamatu kaane pilt, võin ma siis minna siia visit, kus ma näen täpselt, kus see asub. Nii, teen siin parema hiireklõpsu, copy image ja paneme selle siia parem hiireklõps ja kleebi. Nii, saime raamatu pildi, see on nüüd meil siin praegu esimene joonis, täpsustame selle ära ka. Lähme alla, kirjutame joonis 1 punkt ja nüüd kirjutame raamatu, nüüd tulevad jutumärgid, Minu pere ja muud loomad, kaanepilt. Ja nüüd me peaks panema siia taha aastaarvu, et millal see kaanepilt siis on tehtud, aga kuna me seda siit kuidagi teada ei saa, millal see täpselt on pildistatud ja kes selle pildi autor on, seda me ei tea, siis seetõttu kirjutan ma siia SA, see tuleb siis ladina keelest, sine anno, et aasta teadmata. Nüüd edasi peaksin ma, vajutan Enter ja kirjutama väikse kokkuvõtte siis sellest raamatust, et mis seal juhtus ja mis mulle meeldib. No nii, ja ma kirjutasin väikese lõigu, et kirjutasin, millest see raamat räägib ja et ma soovitan seda lugeda, aga õpetaja veel ütleb täpsemalt, mida te kirjutama peate. Nüüd lugemispäevikus tavaliselt ikkagi joonistatakse ka pilt. Te võite selle pildi joonistada ka paberi peale ja näiteks selle oma nutitelefoniga pildistada ja siia lisada või siis näiteks joonistada kusagil arvutis, kas internetis mõne programmiga või siis hoopis kas ArtRage'iga või Drawinguga või Paintiga. No mina teen nüüd kiiresti siia ühe pildi, et teile lihtsalt näidata. No ma üritan nüüd teha seda paati, mis Leslie Kerrile sünnipäevaks kinkis. Hästi kiiresti, nii joonistasin ära, vajutan export, save JPG, paneme talle nimeks paat, salvestan praegu selle omal töölauale, desktopile ja vajutan save. Ja nüüd, et seda siis oma lugemispäevikusse lisada, nii ma tahan, et ta tuleks siis pärast seda lõiku. Kõigepealt panen kursori paika, kuhu ma tahan, et see läheb. Siis valin sisesta, kujutis ja nüüd on minul siis vaja ta üles laadida. Valige üles laaditav pilt, otsin nüüd üles oma töölaua ja võtame siis selle paadi. Hopsti. Nii, ja ongi mul siis pilt sellest paadist. Nüüd, kui see jäi natuke liiga suur, ma võin seda siit ka kärpida. Valin kärbi, üleliigsed osad ära. Mul tuli see pilt tõesti kole, ma arvan, et teie suudate palju ilusama pildi teha. Nii, pilt on olemas, aga ma peaks ka sellele samamoodi siis kirjutama alla, et kui mul siin üleval oli nüüd see kaanepilt oli joonis 1, siis see on mul siis joonis 2. Joonis 2 punkt ja nüüd kirjutan Leslie ehitatud paat.
ja kuna ma siis selle siia joonise kirja panin ja see on minu joonistatud, siis ma ei pea kirjutama, mis aastal ja nii edasi, siis ma peaksin tekstis ka sellele viitama. Ja mul ongi siin niimoodi, et väga tore lugu oli, kui Leslie ehitas Larryle sünnipäevaks paadi. Lähme nüüd siia enne punkti, paneme sulud algavad, VT tähendab vaata, joonis 1 ja sulud kinni. Nii, ja nüüd siis ma ütlengi selle lugejale, et vaata seda paadijoonist siin. Oih, vabandust, mitte joonis 1, vaid see on mul juba joonis 2 ju. Nii, ja nüüd tuleks mul lisada see raamat ka kasutatud allikatesse. Ma lähen nüüd siia kõige lõppu, kus mul on kasutatud allikad. Nii, jällegi lähme siis siia rea lõppu, vajutame Enter, vaatame jälle, kas meil on kõik korras. Times New Roman 12. Kusjuures siin võib isegi, et ei pea olema rööpjoondus, võib olla ka see vasakjoondus. 1,5 rea vahe ja mäletate, lõiguvahe oli 6. Okei. Ja raamatu kasutatud allikasse kandmine käib niimoodi. Kõigepealt paneme autori perekonnanime, siis tuleb koma, eesnime esimene täht, punkt. Siis me peame vaatama, millal see raamat välja anti. See on raamatutes tavaliselt alati kirjas. See on nüüd 1976. aastal, sulud kinni, punkt. Nii, nüüd tuleb pealkiri, minu pere ja muud loomad, siis tuleb punkt. Siis edasi tuleb siis kirjastuse nimi ja kirjastus on siin siis Eesti Raamat. Nii, ja punkt. Nii, ja ma olen selle kirja pannud, aga ma kasutasin ka ühte pilti, mäletate siin, see kaane pilt. Ka sellele ma pean tegelikult viitama. Raamatu Minu pere ja muud loomad kaane pilt. Me ei tea, kes selle autor on, keegi on selle lihtsalt pildistanud, siis lisame selle siia. Raamatu Minu pere ja muud loomad, kaane pilt. Me ei saa alustada autorist, sest me ei tea seda. Niigi, panen punkti, sulgudesse panen S.A, sinna Anjo, et me ei tea, mis ajal see on tehtud, panen punkti. Nüüd, kuna tegemist on foto või pildiga, siis määrame selle ka ära. Nurksulud algavad, neid saab alt kõrriga, kirjutan foto. Nurksulud lõppevad, jälle punkt. Ja nüüd meil on vaja seda linki, kust me selle saime. Nii, otsin selle üles, teen siin parema hiireklõpsu kopi, tuleme uuesti tagasi, parem hiireklõps kleebi, link on olemas, lisame tühiku ja sulgudesse tänane kuupäev, see on siis see, millal ma seda vaatasin, 18.10.2017 ja sulud kinni ja kõige lõppu veel punkt. Nii et nüüd meil on kasutatud allikatesse sisse kantud siis see raamat ja ka see pilt, kus me selle võtsime. Ja lähme teeme väikse sisukorra värskenduse ka. Läheme siia, teeme värskenda sisukorda ja näete, minu pere ja muud loomad tekkis siia ilusti. Ja jälle selle ma võin ka kohe jälle panna kiirelt. Times New Roman ja 12 ja võtame põuldiga maha. Aga esimene raamat on olemas.